Mulle meeldib, et on julged toonid ja julged mustrid, kõik on nagu, kõik pakatab julgusest. Spetsiaalne Novita lõng, mis ongi vikerkaar. Aga kui inimesed vaatavad seda saadet praegu, tahavad sinult tellida kindaid, sokikesi, mängu asju, kuidas nad saavad sinuga ühendust? Facebookis. Facebookis kirjutavad? Oma nimega. Jah, ma ei ole mingi Sigri-Migri, ma olen Ines Tõel. Lääne-Virumaal Tarvase valvsa pilgu all elab hüüdnimega Mimmu, kuid kodaniku nimega Ines. Ja see 81-aastane särtsakas daam elab sellesama korterelamu 5. korrusel, kus juures ilma liftita ja seal ootab meid ees üks ajale tõeliselt jalgu jäänud köök, mis hädasti uut hingamist vajab. Ines, me tulime sul appi. Nii, Ines, ma panen selle minifossu sul siia kõrvale, ta valvab sind ja nüüd sätime siin natuke korda, aga minu lugemise peale kood ja siis tõstab pilgu ja naeratab kaamerasse. Ma tean, sa oskad seda väga hästi teha. No nii, 3, 2, 1. Kuigi praegu rikkamaid aegu võib loota ees, säravaks jäävad nooruse päevad südames. Mina olen elanud siin aastast 88 ja mees suri 1995, siis ma pärisin temad selle. Ma olen Rakveres sündinud ja nüüd vahepeal siis 15-17 aastat elasin Pärnus. Ja nüüd olen siis 3 aastat juba oma kodus tagasi. Ma ei ole kunagi lennanud kõrgemalt, kui tiivad kannavad. Kus juures käin jooksuris, käin maniküüris, käin pediküüris. Ja ausalt öeldes ostan kosmeetikat ja parfüüme ka. Vot see on mul ainukene viga, et ma armastan riideid palju osta, mida ei ole tegelikult vaja. Ja nüüd viimasel ajal olen öelnud küll, kui ma netis ka midagi leian. Ines, sul ei ole vaja ja ei olegi vaja. Ema ütles alati, et välja pead nägema nii, et teistel on sind hea vaadata. Ja nii ma siis arvan, et ehk on hea vaadata. Ines, 5. korrus ilma liftita. Jaa, peaaegu jõudnud. Aga see on minu trenn. Super, peaaegu ma jõudnudki üles välja. Aga mina pean jõudma, iga päev käin kindlasti korra üles ja alla. Kuna ma olen liikumispuudega, mul on raske trepist alla minna, raskem kui üles tulla. Üles ma tulen nii, et ma vahepeal hingan ja siis jälle tulen, aga alla lähen nii nagu väike laps. Aste-astmelt. Ma tean täpselt 4 minutit ma lähen alla. Kuule, me oleme praegu sinu esikuseks ja siin nagu see korter on 8, ma saan aru või? Köök on vasakul ja elutuba ja magamistuba on paremal. Ja siin on see vannituba ja WC. No väga luksvärk, väga punased detailid, lilled on ja väga naiselik. Need pojengid pidid tooma koju õnne. Kuule, aga lähme vaatame sinu suure toa magamistuba enne üle ja siis lähme vaatame selle pahalapse ka üle. Ma näitan sulle, ma ei jää. No lähme vaatame. Siin on mu magamistuba. Wow. Jah. Kui armas, hubane, naiselik. No vot. Issand, see nurk selle peegliga. Tead, see nurk sai ka siis, kui ma remonti või lasin teha, see oli krooni ajal veel. Siis mul üks disainer nagu disainis, see oli tühi sein siin. Siin oli mingi vana riiete kapp mul. Ohoh. Ja siis saigi, vaata, seal on riiulid ja seal on mul hea panipaik. Oot. Ma mõtlesin, et see on kinnine sein, sul on siin taga veel panipaik. Ei, seal on täitsa suur panipaik. Nagu siuke väikene garderoobi moodi asi juba on ja väga tarbline. Nii, et ma olen selle korteriga igat pidi rahul. Ja nüüd ma siis siin niimoodi olengi. Väga armas, nii tore elamine ju. On, ma olen ise ka rahul. Elamine sinu nägu. Aitäh, on küll. Ikea asjad mul siin. Mul on kodus samasugune. Ja, lill on seal akna peal. Vaat see lill, sellel minu juures meeldib. See kasvab. See on see üks, mis õitseb, jah? Ei, mina õitsen. Vabandust, muidugi. Roosi aias ringi kuninganna käin, ootab oma rühta. See on minu lemmikkoht.
diivan, jah? Diivan. Siin ma mängin arvutis, ma olen mängur, ma olen klassikaline võitja Facebooki mängudes, kui tuli see Facebook. Vot siis hakkasin seal nagu neid jagamismänge. Aga selle internetimängudes on nii, et sa pead teadma, et sa jagad avalikult. See on nagu see võrkturundus, et sellega nemad ju promovad ennast. Ja no ju ma olen välja valitud. Mitme osalemise kohta siis see võit tuleb lõpuks? Ei oska seda öelda, aga see on mul olnud nii-öelda Facebooki algusest peale. Tähendab, iga kuu ikka midagi ma võidan. No vot, ja niisiis on, siin ma siis söön ja siin ma mängin ja vaatan telekat ja minu köök jäi pojast, ütleme, remontimata ja see tuli nüüd sealt poolt see kingitus. Poeg saatis meid. Ta oli hea poiss. Viimane remont oli Inese köögis lausa 30 aastat tagasi. Tema lahkunud poja Andrese soov oli ema köögis teha üks korralik renoveerimine, kuid selleni ta kahjuks raske haiguse tõttu ei jõudnud. Seetõttu on Ines uskumusel, et just kadunud poja tahtel me siin tema juures olemegi. Jaa! Siin on siis see minu köök. Wow, kui värviline. Siin on elu! Jaa, rulo on ka kollane täpselt nii nagu see. See akna peal iga õhtu enne magama minekut ma joon kohvi. Kohvimasin on mul U-kapp praktiliselt ütle nii, et 12 tundi. Ja kuna ma olen nii pisikene, siis mul on pisike taburet, siis ma selle peal seisan. Ja kui ma ka aeg-ajalt süüa teen, siis ma söön ka akna peal, kui mitte diivani peal ei söö. Aga siin köögilaua taga üldse ei istu ega söö? Ei. Ainult suures toas? Ehk siis mingid köögilaudus isegi taha või? Ei, kui ka olen, tähendab, on Bianca vanemad ja siis ikka. Aga ise ma ei söö laua taga üksinda. Aga mingisugune nagu söögilaud külaliste jaoks ikkagi võiks olla. Teiseks siis, et ma selle laua peal saan ka õmmelda. Just. Kui palju sa ise üldse teed kodus süüa? Kindlasti kord nädalas kooki, kord nädalas keedan kartulit. et noh, ikka, aga mitte iga päev. Aga kas sa siin majas ka käid üksteisel külas? Ja käime. Mina olen see koogiküpsetaja, siis 4. korrusel venelanna, tema on, kes teeb suppi. Siis 3. korrusel on üks naisterahvas, tema teeb siis kõike praade ja magustoite ja miski, aga 4., kes meil siis on, no tema on jah, päris mammi 88-aastane, kes vähe üldse liigub, nii et me kõik temale viime. Me nagu peame kogu aeg sidet üksteisega, et noh, ikka kõik oleks korras. Sellist naabrivalvet me tahaksime kõik. Ja see on ilmselt meie majas nagu, noh, nemad on siin kogu aeg elanud, mina olin nüüd vahepeal nagu rändasin ära, et see on ainuke trepikoda, kus niimoodi, et paljud ei teagi üldse, kes keegi on. Kuule, aga räägime korra sellest köögist. No räägime. Mis on nagu need elemendid, mida sa tahaksid, et siia kööki toodaks ja mis on need, mida sa tahaksid, et siit ära viidaks? Millest saaks lahti, mida saaks juurde? Noh, siin näiteks on, vaata mismoodi. Olen lasknud meestel või töömeestel reguleerida. Saab ühe korda, siis läheb teine reast välja. Ausalt öeldes mul on niisugune tunne, et mõni kapp võib varsti vist seina pealt alla tulla, sest mõtlen, nad on 30 aastat siin seinas olnud. Siis mind häirib muidugi, mis üürnik mulle siia kunstiteose tegi. Ma olin Tallinnas, ma olen jõululaupäeval alati oma laste juures olnud ja ta kirjutab mulle, et ma tegin sulle jõulukingituseks, et ühe maalingu seinale ja saadab mulle selle pildi. Ma ütlesin, anna andeks, miks sa minu käest ei küsi? Ma ei ole kunstiinimene, aga no sellist kunsti ma ei arvasta. Ja nii ta siis mind on siin häirinud kogu aeg. Aga noh, üldiselt jah, ma nagu, kui ma söön akna peal, ütleme, ja vähe, mis ma sinna vaatan, ainult siis, kui õmblus ma sinna taga istun, siis paratamatult näed. Sinuga ma võiski jääda ju lobisema, aga me peame hakkama nüüd tööle, ma kutsun siia kohe Karoliga ja sisedisaineri. Käime selle koha siin üle, ütlen talle mõned sinu näpunäitab ja nõuanded, soovitused edasi ja siis tõesti jõudu tööle talle. Siis räägime pärast uuesti. No ma sind vaatan telekas. Yes. Karoli, tere tulemast Inese kööki. Wow. Wow, on ju? Jaa, siin on elu, siin on värvi, siin on kõike. Värvi on siin küll. Jah, esimene emotsioon. See lill. No see oli jõulukingitus tema üürnikult temale. Jõulukingitus. Jõulukingitus.
Las ma arvan, sa vist tahad sellest lahti saada. Jah. Ines oleks selle üle väga õnnelik. Saab juba värvida. Kuule, aga mis sa siis veel mõtled siin? Siin on erinevad kapid, palju värve, punast musta on ju, et kuhu su mõtted liiguvad? See köök on suht kitsas. Ma pakun, et on mingi siuke 10 ruutu, võib-olla natuke rohkem. Ja tumedad kapid on kuidagi hästi rõhuvad siin, et nagu toovad seda veel kitsamaks. Et ma pigem ise paneks ja nagu heledamat midagi. Midagi nagu kinnisemad või riiulid ka? Ma paneks avatud riiulid ka, see annab nagu rohkem õhku tuppa kohe. Et nagu ei paneks kõik täiesti kappe täis. Ja praegust on ka vaata see, et tegelikult on siin nii palju ruumi, mis on kasutamata, mis võiks tegelikult olla ka ju panipaik on. Kuigi muidugi ei tea, kuidas Ines võib-olla nii kõrgelt need asju kätte jällegi saab. Okei, no see on veel teine asi tegelikult on ju. Ma väga palju kõrgemaks neid kappe ei paneks. Et ma nägin, et tal on siin astmepink, mida ta ilmselt siis kasutab, kui ta ülemiste riiuliteni tahab ulatuda. Just. Ja ma arvan, et see lamp, kuhu ma oma krunnikese enne ära lõin, see vist läheb ka vahetusse, jah? Jah, pigem läheb. Muidu ju väga äge lamp, see on praegu täiesti super hitt-toode, aga ma arvan, et võib-olla see olukord seal ei ole enam nii turvaline, jah? Me tahame, et Ines oleks väga mõnus ja turvaline oma kodus. Siin ongi ainult klaelamp, kui ma praegu õigesti vaatan. Jah, üks lamp. Et külm hooaeg on varsti käes, läheb pimedaks, et kindlasti on tal vaja siin rohkem valgust, et eriti kui ta ka laua taga õmbleb, ta ju meigib ennast, et kindlasti rohkem lampe siia panna. Kuule, aga mis muud kui jõudu tööle, ma arvan, see saab olema väga huvitav ja äge projekt. Kindlasti. Jaa, kuule, tšing, let's do it, teeme ära. Pliidi kohal ei ole isegi kubu. Kannab väga hästi ju. Jaa. No sellega oli omaette tsirkus, et selle pidi siit 5. talvetassima, et algul tundus, et on paar kappi, aga... Appi. Oota, mul on nii palju asju, meil on ikkagi lilled, aga hoopis ägedamad lilled kui varem. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Ma olen nii tänud. aastane Ines, hüüdnimega Mimmu, elab Rakveres Hruštšovka tüüpi kortermaja 5. korrusel. Tema kööki on närinud 30 aasta jooksul lisaks ajahambale ka üürnikud, kes ehtisid aastaid tagasi Inese köögiseinal lillemaalingutega, mis häirivad teda iga kord, kui ta seal laua taga õmblema asub. Mimmu on särtsakas daam, kelle suurimaks kireks on käsitöö. Mida põnevat peidab Ines enda salajases diivanikastis? Issand jumal! Kes mida soovib? Aitäh! Jah, need on sulle suured, aga ma võin sulle need kududa. Issand, aga oota, see on sinu kätetöö? Need on kõik minu kätetöö, mis on olnud. Ja mul on, tähendab, täitsa haiguslõngu osta, sa vaata, mis ma olen ostnud. Kas sa tead ka mitu lõngarulli sul on siin all kokku? Ei tea. Ei, ma loodan, et ma ehk jõuan need ära ka kudu. Ka vaata, kui palju. Igat värve, kui kaunid, toonid. Ja kõik on ilusti pandud kilekottidesse, kõik, et ma segi ei aja. Kudumisega on Ines tegelenud kooliajast. Saatuse tahtel hakkas ta aga õmblema juba 5-aastase tüdrukuna. Ma olin 5-aastane, kui ma haigestusin lastehalvatustõppe. Mul oli mõistus korras, silmad liikusid, aga käed ja jalad ei liikunud. Kui ma olin ikka juba jalad olid alla saanud, siis emal oli sõbranna Viru Roelas. Ja siis viis mind sinna ja siis tädi Liisi, kes seal oli, see oli külaõmbleja. Ja nii ma hakkasin tema kõrval õmblema. Ja siis ta õpetas mind, mul oli kass, poiss oli nimi. Ma ise teidsin, et ta on poiss, aga lõpuks tuli välja poiss, tõi mulle pojad. Aga ma õmblesin poisile, ma hüüdsin sel ajal tissivestid ja tal oli siis 3 rida seljas. Nii et selja pealt olid nööbiga kõik kinni. Ja tänu sellele tädi Liisile. Ja nii ma hakkasin tema kõrval õmblema. Vot siin ta on siis nüüd mul. Ja mida sa õmbled? Viimane oli see kleit Biancale.
sellise mustriga või? jah, ega ma ilma õmblusmasinat nagu ei taha olla. Et noh, eks ma olen ostnud neid kangaid ikka juurde ja siis, mis ei meeldi, siis ma olen need jälle odavamalt maha müünud ja et noh, kui lapselapsele ikka väga meeldib, no miks ma siis ei peaks tegema. Kunagi sai õmmeldud kõik voodipesud ja asjad, kui pere oli suur ja oma lastele õmblesin ise aga praegu nagu kõige rohkem lapsele. Bianca on sinu lapselaps. Lapselaps. Ja Lapselaps. Lapselaps. Ja ma olen vana-vanaema. See on küll väga eriline. Oi, ma olen nii õnnelik. Ja see õmblemine on jah, mulle tähendab selle liikumise korvamiseks nagu või antud, et baleriini ei saanud, hea küll, siis sai sinust õmbleja. Kuna Ines õmbleb, meigib, kokkab ja võõrustab külalisi just köögis, soovib IKEA sisekujundaja Karoli teha kõik selleks, et sealne olemine saaks talle eriti hubane ja mõnus olema. Minu plaan on nagu teha talle see köök kompaktseks, et ta saab ilusti toimetada seal. Külmkapp on tal praegu nagu väga esiku lähedal, pigem mitte köögis, vaid pigem esikus. Ma paneksin siia ühe natukene kitsama koristuskapi, kuhu ta saab panna enda tolmumeja, õmblusmasina, mis praegusel juhul on tal köögipõrandal. Ja siis tuleks siia üks kapp veel juurde, kus tal on siis köögis väiketehnika, kuumahu fritüür, blendrid ja siis tuleks alles külmkappi, et see nagu tookski selle külmkapi rohkem kööki ja ta saaks seda palju mugavamalt kasutada. Ines teeb köögis peale söögi tegemisega väga palju muud. Ta näiteks õmbleb seal laua taga, ta meigib ennast köögis, tal on aknalaud täpselt õigel kõrgusel, et ta saab seal ennast mukkida. Ta peseb seal pesu, tal on pesumasin seal. See jääb ju ikkagi köök, eks ole? Jaa, küll, aga ma tõstan ta sealt nurgast ära, sest et see ei ole nagu väga ligipääsetav koht. Pliidi kohal ei ole isegi kubu, et siis tõstaks pliidi ja ahju teise kohta ning paneksin üles ka kubu. Aga mis sa oled mõelnud ka värvilahenduseks? Inesele väga meeldivad värvid. Et natukene tuua sinna sellist malbust, rahulikkust, et värvida pool seina roheliseks ning ülemine osa siis väikese tooniga valge. Midagi siia umbes. Ja, et mitte liiga roheline, mitte liiga hall, et ta oleks ikkagi selline, et kui sa talle peale vaatas, sa näed, et okei, ta on roheline. Ja see teine toon, millega sa ülevalt poolt tahaksid värvida, see hele? Ta peaks olema, et kui ta on valge, et ta on natukene toonitud valge, aga ta on sooja alatooniga. Aga siuke kreemikam natuke. Ja. Kindlasti selle seina värvi puhul tuleb siis seda meeles pidada, et see peab olema veekindel. Ja, kindlasti. Et ta oleks pestav ja oleks veekindel. Kuule, räägi selle akna kohta rohkem, et see on hästi suur aken, et ta valgustab, päris palju on seal päevavalgust, aga kas sa oled mõelnud mingisugused aknakatteid sinna panna ka või mitmes korrus see on, et kas on vaja seda privaatsust ka kuidagi? Ta elab 5. korrusel, seega ei tohiks nagu selle privaatsusega väga suurt probleemi olla. Kuid ma mõtlesin, et selle pehmuse sisse toomisega sinna tuppa, et võiks ikkagi mingi kardina panna, kuid täispikkuses kardinad võib-olla jääksid seal natuke naljakad. Me käisime allsaalis tegelikult ja me leidsime sulle sellise kardina. Ma ei tea, kas see võiks olla midagi, mis sind huvitaks või mis Inesele võiks sobida. See ei ole nagu täispikkuses, see on natukene sinna üle asja. Ehk siis, ja ta lisab soojust sinna ruumi. Jaa, see on väga hea mõte. Pisikese köögi kujundamisel on tõeliseks väljakutseks, kuidas kõik vajalik sinna ära mahutada. Karoli läheb koos Hannaga IKEA näidisköökidesse inspiratsiooni ammutama. Üks asi, milles ma olen 100% kindel on see, et ma soovin Inese juurde panna klapplaua. Et kui ta seal õmbleb, on tal seal palju ruumi, tuleb pere külla, sõbrannjad, et siis saab teha laua lahti ja kõik mahuvad ühe laua taha. Ehk siis see käib tegelikult lahti see laudel on ju? No, vaatame. Saab lahti teha. Ja siit võtad selle jala välja. Nii, õps. Kannab väga hästi ju. Jaa. Siis saab panna selle õmblusmasina ka peale, õmmelda on ju. Ja teine variant, mida ma olen kaalunud, on samuti klapplaud, kuid see siis käib mõlemalt poolt lahti. See sama siin, jah? Ja siin on ka sahtlid, kus on siis selle võrra rohkem hoiustusruumi. Et kui ta õmbleb. Ja niidirullid saab panna siia sisse on ju. Ja tegelikult miks see laud on isegi võib-olla Inese tuppa natuke parem, kui see teine laud on see, et saab panna mõlema klapid alla
ja ta ei võta peaaegu üldse ruumi, ainult nagu see osa on ju, et ongi selline nagu seina ääres väike abilaud. Kuna Inese enda köögimööbel on 30 aastat vana, tuleb valida talle uus köögisüsteem. See on aga paras pähkel, sest variante, mille seast valida, on IKEAle kohaselt palju. Siin on siis meil Knox huldiköök, mis ma olen mõelnud või kaalunud panna Inese kööki. Siin on nagu sellised valmis moodulid, mida kasutada. Et ongi täpselt sellises suuruses sahtel, et ei saa seda kuidagi kitsamaks või laiemaks panna. Küll aga saad valida esipaneele. On siis valge, läikiv valge ja on hall. Ja samuti siis ka nupud. Saad valida ka töötasapinda, et millist värvi soovid. Valik ei ole küll väga lai, aga saab valida. Ja selle saab kokku panna ühe päevaga. See on hästi lihtne köök. Ja kõige magusam selle juures on see, et see on ka väga soodne. See meile meeldib. Metodköök. See puhul on hoopis teistsugune köök. Siin saad lasta enda loovusel lennata. Saad seda kombineerida põhimõtteliselt, kuidas sa ise soovid. Saad panna nii palju sahtleid, kui tahad, nii palju kappe, kui tahad. Saad panna valgustused alla, kõik tehnika sobib metodköökidega. Saad valida väga suur valik tööpindasid ja väga suur valik ka esipaneele on ja samuti siis ka käepidemeid. Ja siin on vaata see äge väikene välja tõmmatav sahtlike ka, mis on nagu väga tarbline minu meelest alati. Et sellel teisel ei olnud sellist võimalust, on ju. Nagu moodulitega. Väga äge, nii et ma saan aru, et sa oled praegu 2 köögi vahel. Jaa, olen. Ma praegu pean veel mõtlema selle peale, et kumma kasuks ma siis otsustan. Mõlemal on omad plussid, ma arvan, ja mõlemad sobivad ka Inese kööki. Nad on heledad, sellised mahedatud toonetest, mis teevad seda väikest ruumi ka natuke nagu suuremaks olla, on ju. Kindlasti. Igatahes nuputamist on natukene. Karalil hakkab aga nuputamise aeg vaikselt otsa saama, sest ehitustööd Inese köögis on kohe lõppemas. Sel korral oli ehitajatel hulga rohkem möllamist. Vau, issand, kui ilus see värv siin seina peal jäi. Kuidas teil läinud on vahepeal? No keeruline, et siin igasuguseid tagasilööke on olnud. Põhimine ongi läinud siin seinte sirgestamise peale, et siin aluskrohvid asjad on niisugused pudelid, et ei taha midagi kinni püsida. Okei. Et selle lühikese ajaga nagu andis teha siin neid asju. Ja siis torustik tuleb natukese uuendada. Oli nagu läbi roostetanud kohati. No siin oli enne ju see vana köögimööbel, mis selles sai? No sellega oli ka omaette tsirkus, et selle pidi siit 5. alla tassima, et algul tundus, et on paar kappi, aga tegelikult kui hakkas lammutama, siis tuli ja jäigi tulema neid kappe siit. Päris jõhker. Tahan sind ka kurssi viia, et mis mul selle mööbliga plaanis on, et siis sa võib-olla saad enda tööd ja asju ka kuidagi selle järgi siis paremini planeerida. Köök tuleb tal L-kujuga, siuke. Pliit tuleb siia, siit saab ilusti kubu ventilatsiooni vedada. Pesumasin tuleb tal sinna, siin ta saab voolu ilusti ja siia seina ma plaanisin panna seinariiuli. No nende riiulitega võib natuke keeruliseks minna, et see sein on nii pude, et vast saavad nad kinni sinna mööblimehed. Okei, siis peab tõesti põilda. Mis veel? Söögilaud jääb tal sama koha peale, aga tuleb siis klapplaud, mis võtab vähem ruumi, kui ta seda nagu suurt lauda ei kasuta ja külmkapi sooviks ka tuua nagu köögile lähemale. Mõistlik, jah. Aga mis sa arvad, kaua nende töödega veel minna või tegelikult on natuke siin veel teha? No, et mööblimehed tulevad varsti peale, ma arvan, et saame ühe päevaga hakkama, et kui mingid takistusi rohkem ei tule. No super, siis oleme graafikus. Jah. Tööde ajal käib Hanna taas IKEAs, sest Inese uhiuude kööki oleks patt jätta vanad kööginõud.
Iges leiab omale poti ja panni absoluutselt igal tasemel kokk ja siin on väga erinevas hinnaklassis ka kõik, nii et tõesti igal ühele midagi. Aga mis on ülimalt äge on see, et enamus panne on kaetud sellise materjaliga nagu solgeel, mis on tervislikum ja vastupidavam kui näiteks teflon. Ja suur osa neist pottidesse pannidest on tegelikult kasutatavad ka täitsa ahjus ja kõik neist on kasutatavad induktsioonpliidil, mis on väga-väga suur pluss. Ja võib-olla huvitab teid ka see, et suurel osal neist on ka 15-aastane garantii. Ja kuna Ines ütles, et ta suurem asi küll kokkaja ei ole, siis kuulge, me teeme talle uue köögi, toome tema koju nagu natukene värskust. Me peame siit kaasa haarama mõne poti, mõne panni, et tuua seda värskust ka tema ahju ja pliidi peale. Samal ajal, kui Hanna valib Inesele välja sobivad küpsetamisnõud, on Karoli tagasi korteris panemas paika ahjusooja mööblit. Keerame ta jah teistpidi. Võt nii. Super. Kuidas vahepeal läinud on? Super hästi. No siis on hea. Ma vaatan, et mõned asjad on veel panna, et siin mõned käepidemed on ja kapiuksed on puudu, aga paneks selle riiuli äkki paika. Ma arvan, kui see riiul siia panna, sellest rohelisest siis värvist ülespoole, siis ma arvan, et jääks siia natuke siuke tobe aste, et võib-olla paneme selle riiuli kõrgusega siis samale kõrgusele. Siis ma silma järgi ütlen sulle. No, ja päris hea, okei. Tule tee mingi kriips, liidab. Juba homme hommikul hakkab pihta kibekiire töö, et Ines ei peaks enam sekunditki kauem õmblusmasinata veetma. Ilus! Ja meil on ikkagi siin... Oota, mul on nii palju asju, meil on ikkagi lilled, aga hoopis ägedamad lilled kui varem. Just. On ilus siin tunda, näeme mitte kunagi. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Ma olen nii tänud. Me jätsime kõik meelde ja tegime selle veel paremaks, kui ta enne oli. Juba paar nädalat on selle kortermaja 5. korruselt iga päev üles-alla joostud. Vaesed ehitajad. Aga mina olen juba üpris kelevil, et näha, mida iga ja sisekujundaja Karoli on Inese hingevaakuva köögiga korda saatnud. Tudelu! Ossa, poiss! Meil on siin koridor! Ilus! Ja meil on ikkagi siin... Oota, mul on nii palju asju, meil on siin ikkagi lilled, aga hoopis ägedamad lilled kui varem. Kui kaunis! Siin on avarust ja valgust. Ja mulle see riiul meeldib väga, siis saab panna need asjad, mida saab kohe kätte. Tassikesed. Kuule, see on nii kaunis! See on väga ilus köök. Ma arvan, et Ines on nii õnnelik sellise köögile. Ma loodan. Ma vajan natuke harjumiseks aega. Wow. Võta hetk.
kas sa mäletad, kus enne oli pesumasin? Seal nurgas. Oli vist tõesti. Ma praegu mõtlesin, kus kohas. Siia panin sellise lahenduse. Saab ilusti siit võtta. Ja siin on ruumi nagu tegeleda sellega. Ma arvan, see on väga hea koht. Parem kui see on nurgas. Siia ma planeerisin siis Inesele sahtlid, kus ta saab hoida enda söögiriistu ja siin on väike salasahtel, kus on siis kulpikesed asjad. Need söögiriistad, see on nii hea peegel, ma näen oma tulevikku siit peal. Ja Inesele ka meeldib oma huuli punaseks värvida ja siis, kui sa viitsisin oma magamistuppa minna, võtad oma pulgad, hoiad need kus juures ka külmkapis ma nägin ja võtad selle väikse musika ja käid üle ja... Siin on siis prügi sorteerimine. 2 erinevat prügiastit. Jaa, oi, see on nii lahe. Ja tal enne olid ka kapi küljes väiksed siuksed korbikesed, siia saab nustikud panna, lapikesed, et hoiuruumi ikka oleks. Karussel muidugi saab kõik kätte, ei pea kuskile kapi sisse ronima, et asju kätte saada. Pliidi ja ahju ma tõstsin siia, kuna seal üleval oli ventilatsiooniauk ja tal enne ei olnud kubu, siis sai nüüd panna ka kubu ja toru läheb sealt ülevalt. Tõmbab korra lahti ka või? Tõmbab. Tõmbab! Ja pole midagi ilusamat kui värske kubu, mis pole veel need rasvapritsmeid täis. Just. On ilus siin tunda. Näeme mitte kunagi. Ahju valisin just selle järgi, et oleks nuppudega, et on lihtne kasutada. Mulle endale meeldib ka nuppudega. Pole sellised nutiekraane, võib-olla Inesel on selline lahendus nagu parem, kui kaunis see välja näeb, et need detailid on minu kõbedased detailid lähevad kõige muuga ka kokku. Just, ja siis see pliit on induktsioonpliit on ja ma aru. Ja mulle väga meeldib ka see, et see köök on väga romantiline, ta on väga naiselik, helge, see kuidagi kohe kutsub siin kokkama, et... Tahaks lihtsalt istuda siin just olla. Igas käies oli 2 köögi vahele, kas võtta Knocksulti või meetodköögi? Kumb lõpuks sa valituks? See siin on meetodköök. Ja valituks osutus see just sellepärast, et Inese köök on väga väike ja siin on seda mängimisruumi vaja ja meetodil on see võimalus. Ja esipaneedeks valisin siis soodsama variandi, kuid mis on sama ilus, klassikalises stiilis ja sama kvaliteet nagu kõik teised esipaneelid, mis meil IKEA-s on. Ma ei tea, kuidas kaameras paistab, aga tegelikult siin on väga ilus õrn nagu puitimitatsioon, mis toob sellist looduskasi tuppa natukene. Pehmust. Anastasia rääkis mulle sellisest asjast nagu köögikolnurk ja ma vaatan, et siin on pliit, siin on kraanikaus ja siin on meil see imeline külmkapp ja see küll on nagu ebastandardne kolnurk, aga siiski kolnurk. See on tõesti nii. Midagi oled sa õppinud? Midagi ma olen õppinud kõikide nende saadete jooksul. Sa arvad, et siin Ines juba varsti hakkab koputama meil uksele, et äkki paneme need detailikused paika on ja... See on mõnus mimmude nurgake. See on jah, mõnus, saab klapplaua lahti teha, kui ta tahab õmmelda, mida ta ka köögis teeb. Tuleb pere külla, saavad kõik koos maha istuda, või sõbrannad on ju. Ja mulle meeldib see salasahtelina parimate niidikeste jaoks. Pudi-padi saab sinna ära peita. Sinna seina ma panin siukse väikse riiuli. Tal on hästi palju siuksed puduasju, siuksed ninni-nänni, mis ta saab ka enda ilu asjakesed sinna riiuli peale panna. Ja kell, köögist ei saa kell puududa. Et ajataju ei kaoks sinna õmmel. Sa teed asja, mis sulle väga meeldib, siis tihtilugu mõtled, et okei, ma teen paar tundi. 5 tundi hiljem ikka siin masin käib. Nii võib juhtuda küll, jah. Siin on astmeping. Siin all peidus, kui tahab, saab välja võtta. Siin üleval ta saab hoida enda kuivaineid, see on nagu siuke väike sahvrikapp. Ja need kapid ma panin siia, et tuuagi see külmkapp köögile lähemale.
et tal on seda lihtsam kasutada ja tekiks konkreetne see köögikolnurk. Ja siin kapist saate siis hoida kõike muud, koristustarvikuid, kõike. Kui juhi uus köök koos ja kõik timmu, on aeg kutsuda köökisele värske omanik Mimmu. Nüüd ma kutsun siia Mimmu, kodaniku nimega Inese, et näidata temale kätte tema uhiuus köök. Ines! Astu edasi! Imetle ennast alguses natukene. Issand, mul Võsu korteris olid analoogsed peeglid. Terve sein. Sinu ajalugu saadab sind igal pool. Kas see on minu köök? See on sinu köök. Ei ole ju, mul oli väike köök. Oli väike köök. Mäletad, kui kitsas see oli? Mis asja? Mul ei jõua praegu üldse kohale, ma ei saa aru. Aga no uskumatu. Mul ei ole lihtsalt sõnu. Ma olen nii tänulik. Nii et ma vist võin lugeda välja, et pigem on hästi tehtud. Väga hästi, issakene. Kui ilus. Appi, ma saan siin õmmelda. Ja siin on sahtel kõik ja. See ruum on suurem kui oli enne. Enne oli nagu mingi pisikene tume, ma ei oska öelda mis, ja nüüd on järsku suur ja avar. Mis asja? See, mis mul vajalik. Appi, see on mu jalgade pikendus. Vot kui vajalik. Appi, ja mul on koht, kus tolmuimeja. Muidu see tolmuimeja seisis ka siin nurgas nagu vaene õnnetu. Ei no mega, kui mul siiamaani kogu aeg mõtlesin, et ma olen nii vana ja ma ei jaksa 5. korrusele ronida, et noh, aeg on nagu vahetada korter. Teate, nüüd ma siit ära minna ei taha. Ma olen täitsa sõnatu ausalt öeldes ja ma olen vaadanud saadetes, kus inimesed, nad on nii üllatunud ja mõtlengi, et kas see on ikka võimalik, et nad nii üllatunud on ja nüüd ma olen ise veel rohkem üllatunud. Nii vahva, ma loodan, Ines, et sa saad seda oma uut kööki väga pikalt nautida. Oi, aitäh! Ma ise loodan ka, et neid aastaid veel tuleb. Aga see köök pole mitte vaid ilus, vaid see on ka tegelikult väga funktsionaalne ja sellest oskab sulle rääkida natukene paremini Karolin, IKEA sisekujundaja, kes on selle kõik sulle siin loonud. Ja ma teen temaga väikese vahetuse, ma kutsun ta siia. Jah, kuidas nad oskasid sellest vanast köögist teha nüüd sellise. See on nagu näidisköök nüüd. Karoli, sa oled mega töö teinud. Kõik sinu jaoks. Aitäh! Ma olen nii rahul, mul on nii ilus köök. Kallis Ines, me võtsime selle köögi, me jätsime kõik meelde, mida sa siin köögis teed, kus sa seda teed. Ja tegime selle veel paremaks, kui ta enne oli. On. Kõiki sinu vajadustega arvestada. Kui tore. Mäletad, pesumasin oli sul enne see? Upitasid, ürutasid. Lõin pead ära sinna. Seda ma nägingi, ütlesin, et issakene, kuidas see nüüd siis siin. Saad siin. See on nii vaimukalt leitud see koht. Et ma ütlen, et ma ise nagu iial poleks selle peale tulnud, et sinna kohta pesumasin panna. Ruumipuudust ei tohiks tekkida. Ei pea kappi sisse ronida. See on mu unistus olnud, see karussell. Saad siia kõik asjad ära panna. Mõtle, kui palju see mahub. Kubu sul ju enne ei olnud. Ei olnud. Nüüd on. See on nii vajalik. Ja pliit, uus ahi, nupukestega, tuled. Siia saad panna enda kohvi. Ja kui ilusad uued vormid. Vaata, kui hästi. Ma isegi ulatan, ütleme nii kõrgelt võtta, eks ju. Nii et see on praegu nagu minu kasvu arvestades täiesti ideaalne.
ja siin jätsin selle riiuli pealse sulle tühjaks, et saad siia panna, mis iganes sa soovid, kas paned käest ära, võtad siit kohvi, lased endale, võtad. Ja nüüd on taimekoht ka, kus kasvatada basiilikut, näiteks tilli, peterselli, vaat need on mu lemmikud. Ma ju mäletan, mis need seinad ja mis see lagi ja kõik olid ja nüüd see veel kõik see köögimööbel. Ja sisustus. Saad seda pikalt ja kaua nautida. Jah, aitäh ja nüüd on niisugune tunne, et vaata, ma olen selline üksik inimene, kes ei viitsi süüa teha. Ma ostan valmis toitu, ma midagi teen, ma kindlasti küpsetan naabrinaistele iga nädal midagi. Aga nüüd on niisugune tunne, et ma tahaks nagu süüa tegema. Tahaks hakata küpsetama. Küpsetama ja süüa tegema. Te olete kõik mõelnud mu peale, kust ma õmblen, kui ma süüa teen, kui ma kooki teen. Tohutult õnnelik olen. See on tore. Jah. Et sõnatu. Ei oska midagi rohkemat öelda, kui 1000 tänu. Ja muidugi see A-täht seal. See on nii tähtis mulle. Ta on alati mu juures. Ja see on nagu kingitus tema poolt. Sest tema oli soov minu kööki remontida. Aga asi läks teisiti ja ta juhib mind nüüd kaugemalt, kõrgemalt. Ehk on lugu tõesti nii. Sisekujundaja Karoli kinnitas hiljem, et fotoseinale Inese kadunud poja Andrese esitähe A panemine ei olnud planeeritud, vaid lihtsalt juhtus. Ines, kas sa märkisid, et midagi oli puudu? Jaa, palun, me peame tähistama ühe kange kohviga. Jaa. Ligi mokka. Ligi mokka. Ilus elu terviseks. Aitäh. Palun võta maiust. No mega. Sellega võib täitsa ära harjuda ju. Jaa. Ines, kuule, mille sul uus küüntaeg on? 16 oktoober. Aga sulle meeldib käia endas niimoodi hoolitsemas, poputama ennast? No see on ainuke rõõm, mis mul veel on jäänud. Juuksuris, küüntes, pediküüris. Kosmeetikul ma ei ole viimasel ajal käinud sellepärast, et nendest kortsude eest, et neid savada, olen ikka pidanud elus palju naerma ka. Ma olen ka sinna poole teel. Ahah, no palju on. Aitäh! Thank you.